Jänese kalakasvandus. Ühel päeval olid loomad kõik mõnusasti metsa all ametis. Karu korjas mulluseid jõhvikaid ja metssiga tammetõrusid. Toonekurg parandas pesa ja Mäger korraldas keldrit. Siil keetis õnnasuppi ja Rebane harjas saba, et ta kanavargile minnes korralikum välja näeks. Ainult Jänes kalpsas mööda metsa ringi ja ei teadnud, mis peale hakata. Kuule Jänes, ütles Rebane, sul kuluks samuti midagi mõistlikku ette võtta. Võiksid endale näiteks kalakasvanduse asutada. Õige mõte, mõmises Karu, mina valin paiga välja ja juurin põõsastes puhtaks. Mina võin risu minema vedada, ruigas Metssiga. Ja mina kaevan tiigi valmis, teatas Mäger. Toonekurg lubas hiljem kalad sisse kanda ja Siil oli nõus juhatama, kust nende toitmiseks usse saab. Loomad asusidki kohe töökallale, sest eemal paistis suur vihmapilv, nii et Jänese kalakasvandusse oli lootus ka vett saada. Karu juuris põõsaid, Metssiga kandis risu, Mäger kaevas nii, et muld tuiskas. Vihma hakkas sadama ja varsti oligi tiik valmis. Ei võtnud Toonekuril ka kalade kohale kandmine kaua aega ning Siil näitas Jänesele ussikohad kätte. Kuidas ma küll teile kõigile selle vaeva eest tasun, küsis Jänes. Mina ei taha hea nõu ees midagi erilist, ütles Rebane. Kui annaksid mulle oma lambi, oleks uru selamine tsipake heledam. Mulle kuluks marjakorvera, ütles Karu. Ja mulle labidas, et oleks kergem kartuleid võtta, teatas Metssiga. Mäger sai endale kõpla, kurg kruusi, Siil taldriku ja rohkem asju Jänesel enam ei olnudki. Majapidamine jäi päris lagedaks. Aga kallid sõbrad, küsis Jänes, miks mul seda kalakasvandust õieti tarvis läheb? Seda peaksid sa ise ometi paremini teadma, vastasid loomad. Meie tegime ja nägime vaeva, aga nüüd hakkad sa veel asja juures arutama. Nad said isegi natuke pahaseks ja läksid tagasi oma toimetuste juurde. Jänes vaatas, kuidas kalad tiigis lõpsu lõid ja mõtles, mis seal ikka, olgu mul siis pealegi kalakasvandus. Järgmisel päeval kaladele toitu tuues mõtles ta juba natuke nukramalt. Need on tõesti väga kenad kalad, lihtsalt haruldased kalad. Ja 3. päeval oli ta juba väga kurb ning mõtles, kuidas ma küll enne sain ilma kalakasvanduseta elada. Niisuguste mõtetega püüdis Jänes ennast muidugi ainult loovutada, sest südame põhjas tundis ta selgesti. Jänesel pole kalakasvandusega midagi peale hakata. Ometi ei saanud ka kalakasvandust niisama heast peast maha jätta ja nii toitis ta oma kallu muudkui edasi. Ühel heal päeval oli aga Jänesel kalakasvanduses lõplikult isu täis. Ta püüdis kalad kinni, praadis nad ilusasti ära ja kutsus naabrid pidusöögile. Jänesel pidid kalad peolaual olema, arutasid loomad omavahel. Ega nii uhkele söömajale ei kõlba vist ikka tühja käega minna. Ja nii võtsid need kõik midagi kingituseks kaasa. Rebane tõi lambi, Karu korvi, Metssiga labida, Mäger kõpla, kurg kruusi ja Siil taldriku. Nad kiitsid pidusööki ja ütlesid üksmeelselt Jänesele. See oli sul tõesti väärt mõte endale nii vahva kalakasvatus rajada.